25. novembril pidas ülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektori oma esimest sünnipäeva. Sünnipäeval allkirjastasid juhtivad Eesti infotehnoloogia ettevõtted ja Mektori koostöölepingu, mille alusel luuakse Baltikumis unikaalne mobiilirakenduste ehk äppide testimise keskus. Keskuse eesmärk on anda Eesti ettevõtete kasutusse tipptingimused uute ja maailmaturgudel läbilöögivõimeliste rakenduste loomiseks. Rakenduste testimiskeskuse ehk nutilabori loomise idee sai alguse paljude osapoolte ühisest huvist suurendada Eesti ettevõtete loodavate rakenduste võimekust ja ärilist potentsiaali. Käivitatava nutilabori asukohaks on valitud TTÜ Mektori, sest osapooled soovivad ennekõike suurendada tudengite seas äppide loomise soovi. Välisminister Keit Pentus-Rosimannus improviseeris kohapeal koos Teavarrakuga muusikapala Eesti startup-ettevõtte Mash Machine simulaatoril. Martin Kuroško juhtimisel pandi ettevõtete tippjuhid välja töötama ärimudeleid, mida hindasid tudengitest investorid. Parim ärimudeli idee oli laudkonnal, keda juhtis ASA Quality Services tegevjuht Kristjan Karmo. Eesti Telekomi arendusjuht Enn Saar kommenteeris, et nutilabori kujul on tegemist rakenduste loomise ökosüsteemiga, mis toob kokku tudengid, IT-ettevõtted ja telekomisektori. Siin saavad kõik osapooled kiiresti ja paindlikult uusi rakendusi testida ning koostöökohti leida. Nutilabori loojateks on Tallinna Tehnikaülikool, IT College, Eesti Telekom, Samsung, ASA Quality Services, Nortal, Stagnation Lab, AppLoud, Mobilab ja MTÜ IKT demokeskus. Sponsoriteks on lisaks Microsoft, HP, Valgeklaar ja LG. Koostöö käivitus põhjusel, et igal ettevõttel eraldi ei ole otstarbekas keskust välja ehitada ning ülikoolidel puuduvad vajalikud sisseseaded suuremahuliseks õppetegevuseks. Lisaks nutilaborile on olemas kohapeal ka ajurünnakute ja koosolekute nurk. Arendustöid toetab olemasolev mobiili- ja meedialabor. Asutajad plaanivad 2015. aasta alguseks välja ehitada sobiva taristu, mis hõlmab erinevate tootjate nutiseadmeid ning automaatteste toetavat tehnikat. Lisaks ühisele tehnikakasutusele rakenduste katsetamisel ja õppetegevusel luuakse ka tudengitest koosnev testimiskommuun. Koostööleping allkirjastati 25. novembril Tallinna Tehnikaülikooli Mektoris. Samal päeval pidas Mektori ka oma esimese tegutsemisaasta puhul sünnipäeva. Aasta jooksul on Mektorit külastanud 40 000 inimest 80 erinevast riigist ning on toimunud 85 konverentsi 12 000 osavõtjaga. Mektori abil on sõlmitud ülikooli teadlaste, tudengite ja ettevõtete vahel 50 koostööprojekti 40 firmaga.